romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates me räägime üksinda matkamisest ja sellest jutustab meile Kadri Maripuu. Tere! Tere! Sina armastad üksinda matkata. Miks? Ma sattusin esimest korda üksi matkama aastal 2008 pikamaa matkale. Ja tollel hetkel ma veel ei teadnud, et ma armastan üksi matkamist. Nii et võib-olla sellele küsimusele ongi keeruline ühe sõnaga vastata. Aga selle esimese kogemuse jooksul ma avastasin, et üksi matkates kuuleme kõik ümbritsevad ja iseennast ka palju paremini, palju selgemini, et on vähem selliseid asju, mis viivad tähelepanu mujale ja see kogemus on kuidagi täiesti teistmoodi. Sa ütlesid, et sa sattusid üksinda matkama. Mis see tähendab, et sattusid? Et kuidas sa siis kogemata läksid üksinda, kui sa enne polnud seda teinud? See on huvitav küsimus ka, sest et ma kunagi ei mõelnud, et ma läheks kellegagi koos sellele matkale. See matk oli selline, et kui ma olin 18, siis ma lugesin kunagi Paulo Coelho Palverännakut ja siis sellel hetkel ma õppisin ülikoolis ja mul ei olnud aega ja siis ühel hetkel ma hakkasin tööle ülikooli kõrvalt, siis mul ei olnud ka aega ja tegelikult ka raha ei olnud ja siis ühel hetkel, ma arvan, et ma olin 21-aastane, kui ma muutsin oma ametit ja ma nägin, et mul oli võimalus võtta selline 1,5 kuud paus ja ma kunagi ei mõelnud minna kellegagi koos. Võib-olla ma ei mõelnud selle tõttu, et see lihtsalt on pikk aeg ja raske on küsida kellegelt, et kuule, kas sa tuleksid minuga. Aga võib-olla selle tõttu, et ma teadsin alati, et see on nagu selline üksi teekond. Ja 21 olin ma ja sellel hetkel Camino de Santiago oli see teekond, selline 860 kilomeetrit, sellel hetkel ei olnud ta populaarne. Ta oligi nii, et saigi üksinda päevi kõndida, vahepeal kohtub mõne grupiga. Ja selle koha pealt ma ei olnud ka kunagi üksinda, aga sellel matkal mul ei olnud kunagi küsimust, et kas minna üksi või koos ja et ta lihtsalt juhtus nii, et ta pidigi olema üksi. Ehk siis sa ei võtnud Eestis olevat matkarada esimeseks, siin kuskil lähemal olevat, sa ikkagi läksid kohe Hispaaniasse? Võib-olla see eripära on siin ka see, et ma ei mõtle nüüd ühepäevaseid matku, et ühepäevase matkaga ma tõenäoliselt olin ka varem käinud üksi, võib-olla kellegagi koos, aga sellega see mõju võib-olla ei ole nii märkimisväärne, mis ma ise olen märganud, et sellepärast ma mainisin seda matkarada, et see oli esimene kord, kus ma tegelikult nagu ei läinudki matkale, ma läksin mingisugust kogemust kogema ja see lihtsalt juhtus olema üksinda ja see juhtus olema Hispaanias, ja tollel hetkel ju ei olnud veel ka nutitelefone, nii et sai ilusti kaardiga minna ja ekselda ja avastada ja olla leviaugus ja õppida kiiresti hispaania keelt ja et ta oli selline huvitav kogemus, pigem kogemus kui matk. Kuule ka nendest kaartidest rääkides ja nutiseadmetest, et oli sinu jaoks kuidagi võluvam, et sa tõesti võtsidki selle päris paberil kaardi lahti ja ajasid seal jälge, et nüüd sa saad, nagu sa ütlesid, nutitelefonis kõike vaadata, et eelistad sa näiteks seda vana hea paberit või ikkagi Maps on päris hea asi? Ma arvan, et see sõltub, et mis ajast ma vastan selle, et kui ma vastan praegusest hetkest, siis turvakaalutlustel on loomulikult suurepärane. Meil on olemas telefonides kaart, et vahet ei ole, millised turvakaalutlused, aga ka äraeksimine on keeruline, näiteks seal on, et kui sa Püreneedes ära eksid, et sellel ajal, kui ma olin raja all, sattus üks naine lumetormi ja hukkus, et see on täiesti võimalik ja tõenäoliselt nutitelefonidega on see rohkem ära hoitav, sest et sa saad ennast kiiremini positsioneerida. Samas sellel hetkel ma ju ei mõelnud selle, et võiks teistmoodi olla, siis mul oligi see paberkaart
ja ka väga paljud teadustööd ütlevad seda, et olles ilma nutiseadmeta looduses, on see mõju palju suurem, kuna see mõte üksi matkates ongi see, et sul on väiksem info tuleb peale ja kui sul on nutitelefon kaasas, siis on väga lihtne ennast sinna ära kaotada. Isegi kui sa päeva veedad ilma, siis õhtul telgis võtad selle välja ja see annab sulle sellist turvatunnet, vaatab mingeid videosid, aga tegelikult sa oled ikka ühenduses kogu aeg selle kiire meediaga ja infoga, nii et ma väga hindasin seda, mul ei olnud seda võimalust, mul ei olnud sellist otsuse kohta tollel hetkel ja mulle endale väga meeldivad paberkaardid. Aga tore oleks muidugi, kui oleks mingisugune GPS-seade taskus niimoodi, et kui on ohuolukord, siis saaks kuidagi ikkagi ennast üles leida. Et seal ma ka ikkagi ühe korra eksisin niimoodi ära, pidin pool päeva tagasi kõndima. Et märgistus on hea, aga mitte alati nii hea. Kuidas sa siis täna nende nutitelefonidega manageerid, et nagu sa ütlesid, et hea, et nad on olemas, sa ei jäta oma telefoni koju, aga õhtul siis scrollid Facebooki ja uudisteportaale või mis sa teed, kuidas sa seda tasakaalu leiad? See on nagu otsuse küsimus minu jaoks, et kui ma lähen pikama matkale praegu, siis ma enamasti teen endaga kokkuleppe, kuidas ma kasutan telefoni. Matka ajal on mul telefon kogu aeg lennurežiimis, isegi kui ma teen pilte või videosid, siis ta on lennurežiimis. Ja selline õhtune scrollimine, võib-olla ongi, et siin ongi see küsimus, et mis on see eesmärk ja ma arvan, et see on hea koht, kus seda ka küsida. Kas ma tunnen ennast ebaturvaliselt näiteks telkides üksinda ja sellepärast otsin endale tegevust. Selle asemel, et minna näiteks randa ja teha üks mõnus lõkke või kuidagi muud moodi sisustada oma aega. Et ma arvan, et see on mulle nagu enese tundma õppimise perspektiivist väga hea koht. Üldiselt ma ei kasuta seda niimoodi, et loomulikult ma annan nende lähedastele teada, et vahepeal, et minuga on kõik korras, aga pigem on ta lennurežiimil, aga viimasel ajal ma olen hakanud teda kasutama selliseks märkmikuks, et mul ei olegi märkmiku kaasas, vaid ma kasutangi siis kas AI transkriptsiooni näiteks, varem audiosõnumeid, aga kes jaksab neid pärast uuesti kuulata. Ja nüüd on pigem niimoodi, et AI transkriptsioon, siis kui on nagu andmeside olemas, et siis kõik mõtted, mis tulevad, kuna ühel hetkel neid mõtteid hakkab voolama väga palju, mis ei ole seotud igapäeva sellise korraldamisega, mis võib-olla muidu on nagu aktuaalne, või pigem sellised loovamad mõtted, et sellisel juhul minu jaoks on nagu väga kasulik just nimelt see tänapäeva lahendused, et saab kiiresti salvestada kõndimise pealt, vahest see on mingi viisijupp või lugu, siis ma kasutan audiot, aga teinekord on see just nimelt selline, kas selline loov mõte, mis tuleb või idee, vahest mõni raamat või idee, et see on, tänapäeva vahendeid tasub kasutada, aga ma näen, et matka ajal on seda võimalik teha väga teadlikult. Sa korraks hüppasid sellele turvalisuse või nagu teemale, et kas sa tunned ennast turvaliselt, et kas otsid sealt sellepärast sellelt telefonilt, ma ei tea, lohutust või lähedust või seltsi. Aga ilmselgelt tekib see turvalisuse küsimus, et üksinda naisterahvana matkama minna, et ma olen üksinda reisinud nii palju ja ma ei tea, ma oleks miljonär, kui ma saaksin euro iga korra ees, kui on seda küsitud, et kas sa ei karda või kuidas sa turvalisust tagad endale, aga sina ju lähed matkale teistest inimestest veel kaugemale, et siin on nagu kuidagi eriline mõõde veel. Ma arvan, et see on väga aktuaalne küsimus ja kindlasti on nagu hirmutunne üks teema, millega ma olen ka üksi matkates tegelenud ja loomulikult ma ei matka alati üksi. Et ma just viimasel ajal, viimase 5-7 aasta jooksul olen leidnud inimesed, kellega koos matkates ma saan tunda ennast nagu üksi matkates, ehk siis me anname teineteisele ruumi ja õhtul saame tulla kokku ja jutustada, teha lõkked koos. Et see on ka hästi selline turvaline variant, et just kuna telgis magamine minu enda jaoks on olnud selline haavatav koht, hirmutav koht võib-olla, aga see sõltub ka kus. Eestis ma väga naudin üksi matkamist ja telgis magamist, kuigi ka siin on olnud põnevaid lugusid sellega. Aga väljaspool Eestit ma teen eeltöö ära, et ma uurin ja näiteks Camino on hästi hea selline just üksikule naisterahvale, sellepärast, et seal on alberged, kus saab magada suhteliselt soodsalt, et tollel hetkel, kui ma esimest korda käisin, oli selline 1 euro või 3 eurot öö, kus sai magada sellises, ma ei tea, 150 nariga kloostris ja
ööbida ja tegelikult tunda ennast väga turvaliselt, aga praegusel hetkel need hinnad on natuke kõrgemad, siiski enamus on alla 20 euro, kui magada sellises ühises ruumis, aga ta on hästi turvaline lahendus, pluss ta eeliseks on ka see, et ei pea kandma kogu oma varustust kaasas, mis võib minna väga raskeks tegelikult. Aga Eestis olles ma sageli ööbin, ikkagi alati peaaegu ööbin telgis ja sageli matkan ka üksi ja võib-olla üks selline huvitav nutiseadmega lugu, mis mul on, kui ma tegin Hiiumaa matkarada, mis on hästi kaunis, väga soovitan, siis ma jõudsin sellisesse kohta nagu Hirmuste, see on Kõpu poolsaarel ja terve see päev millegipärast ma tegelesin hirmuga, kuna ma ööbisin Kõrgessaares ja seal ma võtsin majutuse, aga ma olin üksinda majas ja seal mul juhtus esimest korda elus selline, ühesõnaga ma tahtsin käia pesus ära ja nii edasi, et ma ööbisin, aga see suur maja, ma olin täiesti üksi, ma ei näinud mitte kunagi mitte ühtki inimest. Seal juhtus mul esimest korda selline olukord, kus ma kuulsin nagu liikumist öösel kell 4 majas, kus ma olin täiesti üksi. Ja terve järgmine päev ma siis tegelesin selle hirmuga ja siis ma jõudsin õhtuks kohta nimega Hirmuste. Ja siis ma ööbisin seal, tegin lõkkerannas, nautisin seal olemist, ma olin üksinda, kuna see oli mai lõpp, et ma ei kohanud 3 päeva jooksul mitte ühtegi inimest seal poolsaarel. Ja siis ma viskasin magama ja ühel hetkel kuulen oma telgi ümber liikumist, kuskil 12 paiku. Ja mul on hirmus kuulata juba, näni, mis juhtus. Ja oligi selline hirmus olukord, aga kui ma seda ühel hetkel tundsin sellist sealõhna, metssealõhna, siis ma sain aru, et mul on metssead ümber telgi. Ja siis sellel hetkel see nutiseade tuli väga abiks, sellepärast, et ma hakkasin uurima, et kuidas siis neid natuke eemal hoida. Ma ei tundnud hirmu nagu nende ohtlikkuse pärast, vaid pigem, et äkki mõni neist kogemata takerdub mu telginööridesse, ehmatab ja jookseb vales suunas, et pigem selline kuna neid oli palju ja nad seal olid juba olnud üle poole tunni, siis pigem see oli hirmukoht. Ja siis ma leidsin, et muusika hoiab neid eemale. Ja ma avastasin, et kõige enam nad vältisid sellist, mingit heavy metalit, et Jack Johnson oli liiga pehme ja siis heavy metal, siis nad astusid eemale. Ja siis, kui ma muusika kinni panin, siis nad olid jälle 5 minuti pärast ümber mu telgi hästi lähedal, nii et ma peaaegu kuulsin nende hingamist, peaaegu nagu tunnetasin neid läbi selle telgi seda soojust ja panin jälle selle heavy metali peale ja jälle nad läksid eemale ja niimoodi kogu öö kella 3 välja siis sai kuulata heavy metalit Hirmustes üksinda koos põrsastega. Et selline tore kogemus oli. Ma arvan, et see oli tõenäoliselt üks minu selliseid hirmutavamaid kogemusi ja siis ma sellel öösel olin ka nagu ka lähedastega kontaktis tänu sellele lihtsalt, et see väike link, mis on võimalik sinna maailma saata nagu kellelegi juurde, kes sind armastab, et see toetab ikka väga palju, isegi selles ohtlikus olukorras, kus mul ei ole tegelikult kuskile minna ka, aga see oli mai lõpp, nii et siis kell 3:30 oli päike väljas ja pakkisin oma telgi kokku ja läksin puu alla magama kuskile, kus ma tundsin ennast turvalisemalt, aga see oli selline tore nutiseadme lugu. Inimesi oled ka kohanud, kes sind hirmutavad seal? Või on ainult need loomad olnud? Ma arvan, et looduses liikudes, eriti kui pimedaks on juba läinud, vahest juhtub nii, et ei jõua sinna, kuhu tahaksid jõuda valges ja siis liigud pimedas. Või vahest olema teadlikult ka teinud selliseid pimedas matku, aga enamasti kellegagi koos. Et siis on küll see, et kui keegi pimedas korraga sulle vastu konnib, et see ehmatus on suur. Ma arvan, et see meie nagu tundlad on väljas, antennid on väljas pimeduses olles niimoodi, et kui liikuda, siis on kõik asjad nagu mõjuvad tugevamalt just looduses ja pimedas. Aga otseselt mingid ohtlikke olukordi ei ole olnud, ma lihtsalt olen ise ehmatanud, ise nii-öelda loomulikult. Mingisuguseid negatiivseid kogemusi ei ole selliseid olnud, et ikkagi nagu tunned ära, et kus olla ja kus mitte olla tegelikult päris kergesti. On sul mingeid nippe, et kuidas sa tagad endale selle ohutuse ja kui sa lähed üksinda matkama? No mul ikkagi enamasti on, ütleme, selline karusprei kaasas näiteks ja et mitte, et ma oskaksin seda kindlasti kasutada. Mis asi, karusprei? No see on selline, nagu pipragaas, aga
aga nagu metsloomadele. Ahaa, ja ta okei. on natuke tugevam ja ta on ikkagi kaasas või see asi käeulatuses ja ma arvan, et see on nagu üks asi, et lihtsalt see annab mulle endale turvatunde isegi, kui ma ei ole kindel, kas ta tegelikult ohuolukorras täielikult aitaks. Aga ma arvan, et Eestis matkates on üldiselt väga turvaline, et meil ei ole selliseid kohti, kus kohas tegelikult isegi metsloomadega kokkupuutel üldiselt nad on, tuleb neid austada ja anda neile oma ruumi ja anda teada, et sa oled kohal, et loomulikult on väikseid kohtumisi olnud, aga lihtsalt selline teineteise märkamine, meil ei ole ju tegelikult suuri rünnakuid olnud matkajate suunas. Et ma arvan, et see turvatunde küsimus Eestis elades vähemalt on hästi pigem selline sisemine tunnetus ja lihtsalt märkamine, et okei, mul on see hirm üleval, see ei tähenda seda, et see on realistlikult ohtlik. Aga teine asi on see, et ma ei telgi linnade läheduses või ma ei tea, linnapargis või kuskil sellises kohas, et pigem on ikkagi see, et tahaks nii-öelda siis võib-olla vältida selliseid ebameeldivaid kohtumisi inimestega, et loomadega on see kuidagi kergem. Ehk siis linnapargis on suurem tõenäosus ebameeldivaks kohtumiseks inimesega, kui tõesti seal Hiiumaal hirmustas? Tõenäoliselt. Okei. Jaa, ma ise mõtlesin ka, et üksinda naisterahvas metsas või kuskil rannal, et see on selline, see on potentsiaalselt selline ikkagi kahtlane olukord, kus mina näiteks ei tahaks olla. Kuidas sul? Ikkagi sa kuidagi tundud, et sa ei karda nii palju kui mina. Mina, kes ma käin üksinda reisimas, aga see on ikkagi, ma olen ikkagi nagu inimeste keskel, aga sina lähed nagu nendest inimestest eemale. Et minu jaoks tundub see kuidagi hirmutavam. Jaa, see on nii huvitav küsimus, et ma arvan, et see on lihtsalt aeg, kui sa oled lihtsalt looduses, siis ühel hetkel ta hakkab sinuga kuidagi sünkima või suhtlema ja jah, looduses ma otseselt hirmu ei tunne sellist, aga ma arvan, et seal on ka see, et ma tõesti olen palju käinud niimoodi, ma ütlengi, see Camino oli 1,5 kuud, et seal ma küll ööbisin inimeste keskel, aga päevad olid üksinda ja loomulikult oli kokkupuuteid mingid, et koertega ja nii edasi, kus tuli olla tähelepanelik ja hiljem ma elasin Šveitsis, siis ma käisin peaaegu iga nädalavahetus matkamas, enamasti küll päevaseid matkasid, aga kuidagi ikkagi jällegi loodus on teistsugune ja see ühendus tekib ja turvatunne tekib lihtsalt koha peal viibides. Ja Eestis, ma kirjutasin, eks ole, ka meie eelmine vestlus oli minu Panama raamatu osas, et sealne loodus oli kindlasti, seal ma hea meelega üksinda looduses ei ööbiks, et sealne loodus on ikkagi minu jaoks väga intensiivne. Ja siis, kui tulla tagasi Eestisse, siis kõrged männimetsad, liivalõhn, sammal, see on selline kodune ja see tekitab sellise rahutunde. Ma eelistan alati matkata saartel, sest et saartel on veel rahulikum. Ma eelistan alati üksi matkata rannikul, kuna seal on see avarus. Pimedus ei ole nii pime, kui on metsa keskel, aga see on lihtsalt minu enda selline reguleerimine, enda hirmu reguleerimine. Õnneks meil neid erinevaid radu jätkub. Ja teisalt jällegi, kui ma lähen, ma ütlengi, mul on õnnestunud ka kohtuda inimestega, kes ka armastavad üksi matkamist ja kes on ka väga iseseisvad, niimoodi, et koos matkates ongi selline, et meil on ühine kokkutulemine vahepeal, aga muul ajal me läbime seda protsessi suuresti ka iseseisvalt. Ja näiteks on sellised GR-rajad üle Euroopa, mis on sageli ka ümber saarte näiteks, me oleme matkanud ümber La Palma Kanaari saartel, mis on imeline lihtsalt ja ümber Menorca ja seda ma ei teinud üksinda, aga see kogemuslik protsess, mis seal toimus, oli täpselt sarnane sellele kui üksi matkates, ehk siis selline sügav ühendus ümbritsevaga, oma tempos kulgemine, peatumine seal, kus on tunne, et tahaks peatuda, et sellistel matkadel ma väga naudin seda, et me ööbime nii-öelda siis lähestikku, see annab mulle selle turvatunde,
aga teisalt jällegi need pikad päevad saab liikuda täpselt sedasi, nagu ise soovin ja jaksan ja tahan. Minu jaoks võib-olla see matkamise võlu ongi selles, et nagu minu kõige suurem otsus on see, et millal ma söön või millal ma magan. Ja see otsus võib juhtuda suvalisel hetkel, et ma ei pea liikuma ühest punktist teise. Mulle ei meeldi väga just nende nii-öelda hosteli matka teha, et nii-öelda ka Caminod on praegusel hetkel sellised, et sa pead ette broneerima. Kuna nad on nii populaarsed, et siis sa pead teadma, kuhu sa välja jõuad ja see tähendab, et sa juba tead, et sa kõnnid täpselt selle 15 kilomeetrit või 20 kilomeetrit ja minu jaoks see võtab pool sellest üksinda matkamise võlust ära, sest et see üksinda matkamise võlu on see, et sa õpid ise ennast tundma, enda keha, enda soove, enda vajadusi, et sa kõnnid täpselt nii kaugele, kui sa soovid ja otsustab, milline puu on sinu jaoks kõige nunnum puu ja paned oma telgi sinna alla, et see on minu jaoks just see võlu, et kui muidu meie ühiskonnas on see, et on väga palju ootusi, on väga palju soove, on pidev info, väga raske on hoida kontakti sellega, mida mina vajan, paljudel on, eks ole, pered, lapsed, kõik soovivad tähelepanu ja see on imeline, aga millal siis võtta see aeg, kus kohas õppida, et kuulama ennast ja enda vajadusi ja tõesti see on imeline tunne, kui see ainuke otsus, mis sa teed, on see et täpselt, et mis hetkel ma peatun, et süüa, mis hetkel ma peatun, et vaadata ookeani laineid, millal ma otsustan, et jah, see männipuu on selline mõnus, toetav, võiks mind kaitsta läbi öö, et ma arvan, et see on see. Sa enne ütlesid ka, et kui sa oled seal matkal, et mõtted hakkavad voolama. Selgita natuke seda temaatikat. Võib-olla ma ükskord kirjutasin sellest ka, et kuidas ma ise tunnetan seda matka, just pikama matka ja miks mulle meeldivad pikama matkad enam kui ühepäevased. Kuigi üks päev annab väga palju, loodus igal juhul annab rahu, annab laadimist. Aga pikama matkal on see, et esimene päev jõuad kohale, siis on selline paljudel, ma ei ütle, et kõigil, aga minul. Sageli on veel niimoodi, et ma täpselt ei tea, kus mingid asjad on pakitud, ma täpselt ei tea, kuhu ma olen minemas, milline on see koht, kus ma olen, see on nagu tundma õppimine. See on nii, et igas peatuspunktis ma hakkan asju otsima, kus on minu toiduvarud, õhtul jõudes telkimispunkti vaatan, ma pakkisin oma telgi kõige põhja, nüüd on vaja kõik laiali kaarutada, kui vihma sajab, siis see on parasjagu lõbus tegevus, et ma alles nagu jõuan kohale, panen telgi üles, sageli esimesel ööl ma tunnen kõige rohkem ebamugavust telgis magades, et ma ei ole harjunud, et ma olen turvaliselt 4 seina vahel, katus on pea kohal. Võib-olla ei maga nii sügavalt, ma võib-olla kuulen iga krabinat või vihma mingit tilgakest mu katusel. Ja järgmisel hommikul ärgates enamasti ma olen ikka veel niimoodi natuke laiali, ma hakkan pakkima, ma mõtlen, kus mu hommikusöök on, kas ma unustasin kohvi maha, et ühesõnaga kõik on natuke veel laiali. Järgmine päev on enamasti selline teine päev, siis kus kohas ma märkan, et need asjad, mis ma veel mõtlesin, võib-olla oli kellegagi mingi konflikt, võib-olla oli kiirustamine tööasjades, et jõuda valmis enne matkale minekut, võib-olla jäi veel midagi ütlemata, korraldamata. Teisel päeval need hakkavad mul vaikselt kustuma ja kuskile tagaplaanile minema, et hakkab tekkima selline ühtlane rütm. Ma enamasti kõnnin suhteliselt ühtlases rütmis, et ma nagu lähen sellisesse mingisugusesse rahulikku nagu oma temposse ära. Ja siis see teine õhtu on juba niimoodi, et ma enam-vähem juba tean, kus miski on. Võib-olla ma teen lõkke rannale, mul on juba rohkem aega, võib-olla loen, võib-olla ei loe, sõltub ka sellest, et kas ma tahan tuua mingit välist infot sisse või mitte. Ja kuskil 3. päevast alates on juba selline, et nagu ma tean täpselt, kus miski asub, mul on oma rütm, mul on oma tempo ja kõik, mis on olnud nii-öelda 4 seina vahel, on kadunud, et ma olen korraga täiesti mina ja siis ma kõnnin enda tempos, ma avastan, kui ma ära väsin, siis ma puhkan või siis lihtsalt kõnnin sellest läbi ja see muutub kuidagi täiesti kuskil 3. päevast hakkab minema sinna, kus ma ei mäleta nagu kõik, mis on igapäevaelus, muutub kuskile kaugele teise maailmasse, mida ei ole enam minuga ja mul hakkab nagu täiesti uus selline paralleelelu tekkima. See oli see esimene Camino, mis ma tundsin, et oligi, ma sinnamaani olin elanud nagu lineaarset elu ja siis korraga mul tekkis paralleelelu, mida oli hästi raske integreerida uuesti oma lineaarsesse ellust, et see tundus nii maagiline ja ebareaalne, mis seal toimus kõik. See, kus sa kõnnid siis, jah? Oli maagiline. Jaa, et ta on täitsa teistmoodi ja kui mina kõnnin niimoodi kuskil 3. päevast peale, siis mul hakkavad igasugused veidrad asjad enamasti juhtuma.
kui mul on midagi vaja, siis need asjad jõuavad minu juurde, noh näiteks ma kaotasin oma matkakeppidel otsa ära. Matkakepid on selleks, et ta võtab kuskil 10% sellest raskusest maha, nii et ma väga sageli just pikama matkal kasutan neid, aga ma kaotasin selle kummi otsa ära ja siis mulle jõudsin, ma mäletan, see oli Šotimaal, jõudsin kuskile silla alla, siis ütlesin, oih, ma kaotasin selle otsa ära, mul oleks vaja seda ja siis jõudsime tagasi sinna silla peale ja siis ma võtsin selle maast, noh, see oli kellegi teise oma, eks ole, et ühesõnaga täpselt see tükk oli, mis oli kadunud ja teine kord jõudsime kuskile ööbimiskohta palmistendusse ja siis ma olin ära põlenud päikse käest, see oli La Palma saarel. Ja siis ütlesin, ühtegi, mitte mingeid taimi ei olnud seal muud kui ainult need palmid. Ja siis ma mäletan, ma jõudsin sinna, panin enda madratsi välja ja ütlesin, mul oleks väga vaja aaloed ja siis ümber nurga see aaloe, see ainukene aaloe, mida ei olnud terve päeva jooksul olnud. Kasvas, siis mul sõber ütles ka, et sa võiksid vahetevahel nagu ikkagi €1 miljonit soovida, et nagu midagi, noh, et nagu ka tuleviku perspektiivist, aga jah, sellised huvitavad asjad hakkavad juhtuma, et ongi, et on vaja vett, siis tuleb vesi ja öeldakse, Caminole öeldakse ka, et nagu see rada hakkab kandma sind, et selline hästi sügav usaldus tekib ja see tekib just aja jooksul, et kus sa enam ei muretse nende asjade pärast, mis on jäänud maha, nende asjade pärast, mis on vaja teha, vaid lihtsalt nagu liigud ja iga kord, kui midagi on puudu, siis see lihtsalt jõuab sinuni üldiselt, et mul ei ole kunagi olnud seda, et see jõuaks minuni, et vahet ei ole, kas see on vesi, mis on otsas olnud pool päeva, siis ongi see, ma mäletan, kui ma ütlesin ka ühest külast lahkudes, kus ühtki inimest ei olnud, siis mina siit enne ei lähe, kui me leiame vee, siis pöörasime ümber, vaatasime veekraan. Enne olime tund aega otsinud vett, koputanud ustele ja siis ma ei lähe siit enne edasi, kui me selle vee saame ja siis see veekraan oli seal ja täitsime oma puderid ära ja läksime edasi. Aga sinu jaoks on ka sellised elumuutvad otsused ja mõtted tulnud matkal? Ja kindlasti, et just sellised eriti pikad matkad on kindlasti olnud minu jaoks elu pöördepunktideks, et mul on alati olnud nagu see tunne, et ma nagu kõnnin ennast vabaks. Et kõnnin kõigest vabaks, mis mind enam ei kanna. Ja kui ma kõndisin Caminot, siis ma arvan, et esimest Caminot siis ma arvan, et ma muutusin päris palju. Just nimelt, kuna see oli ka üks esimesi kogemusi, kus ma olin täiesti üksinda iseseisvalt rajal ja see oli päris huvitav kogemus ja protsess ja see oli pikk protsess ja see oli vahepeal väga raske. Et siis ma õppisin tundma enda vastupidavust, ma õppisin tundma enda vabadust. Milline ma olen siis, kui ma olen täiesti vastutusest vaba ka, mingis mõttes ma vastutan ainult enda eest ja kui palju mängulisust seal on. Ja ma õppisin aru saama ka sellest, et kuidas ma soovin oma elu luua, et minu jaoks sellised suurimad otsused on tekkinud pikama matkadel, üksi matkadel suuresti ja vahetevahel koos matkadel, aga üksi matkadel tänu sellele just, et koos matkadel sageli, kui see ei ole teadlikult tehtud, et siis on sageli nii, et me jutustame lihtsalt selle aja täis, nii et tegelikult ei jää seda sisemist aega, mis vaikuses tekib. Aga jah, et suurimad muutused mu elus on olnud matkadel, kui ma olen muutnud oma töövaldkonda, kui ma olen ise nii-öelda oma elule teistmoodi otsa vaadanud, kui ma olen kirjutanud raamatu, et kui ma olen otsustanud, et ma hakkan ettevõtjaks, kõik need olukorrad on tulnud läbi matkamise, see selgustunne, mis tekib. Ja see on päris huvitav, sest tegelikult see on ka teaduslikult tõestatud, et siin 4 päeva olles nutiseadmest eemal, matkates, olles loodusega ümbritsetud, liikudes, tõstab loovust üle 50%. Et see on täiesti müstika, mis juhtub ajuga, kui olla sellises pidevas kulgemises. Ja just matkamine on selle koha pealt eriline, et muidu võiks ju koha peal olla, aga matkamine on pidev edasi liikumine, mis tähendab, et sa ei jää kuskile kinni. Neid erinevaid asju juhtub, nagu ma rääkisin, eks ole, enne looma hirmupäevast. Ma ei jää sinna hirmupäeva kinni, kuna järgmine päev päike tõuseb ja ma olen täiesti uues kohas ja see loodus ja see keskkond ja see kõik toob mulle täiesti uue temaatika. Ja selles mõttes see on alati nagu midagi uut. Nii et matkamine on äärmiselt hea protsess selleks, kui sa soovid elus midagi muuta. Ja nüüd sa ju aitad teistel ka natuke seda teha. Ja, et viimased 2 aastat oleme töötanud läbi enda ettevõtte ja eelmine aasta me tõime välja sellise ägeda kogemuse nagu visioonirännak. Et
et me oleme seda teinud Hiiumaal, kuna Hiiumaa on selline turvaline ja hästi avar koht, et sealne maastik toetab visiooni arengut ja kui ma ütlen visioon, siis sinna jõuavad inimesed, kes ongi alustavad, on mõelnud, et tahaks alustada mingit ettevõtet, aga täpselt ei tea, mis oleks selline suund, mis ka 5 aasta pärast oleks huvitav või tahaks kirjutada raamatu, aga päriselt ei saa neid tükke kokku või kas või töös suunamuutus, aga mis on päriselt minu, et siis see visioonirännak on täpselt selle protsessi kohaselt üles ehitatud, et saada aru, mis on päriselt minu ja mida ma saaksin pakkuda ka väljapoole, et toobki sellised inimesed kokku. Et eelmine aasta meil oli see 2 korral ja sealt tekkis juba nagu 2 ettevõtet, 1 selline kogukond ja väikses grupis siis liigutakse ja see päev on üles ehitatud või 4 päeva ta kestab, ta on üles ehitatud coachingu peale, et meil on, kõik on professionaalsed coachid, kes on teekonnal kaasas, kes siis toetavad nii-öelda iseenda tarkuse väljatoomist, kuna meil tegelikult ju kõik vastused on iseendas olemas. Et lihtsalt ta on nii-öelda optimeeritud 4 päeva peale, et sa ei pea 1,5 kuuks minema üksinda matkama, vaid sa saad tegelikult 4 päevaga väga selge teadmise, et mis võiks sinust veel välja kasvada, mis on sinu see anne või kingitus maailmale. Et see on siis jah, niimoodi inimestele ja teine asi, mis me see aasta nüüd jõudsime ka välja, on tööpäev looduses, mis on ettevõtetele, mis on 1-päevane, aga ta on ka toetatud teekond 1-päevane, just nimelt sellisest, kui tiimis on ebaselguseid, kui on selliseid asju, millest ei ole räägitud, kuna üks asi, mis loodus ka hästi toetab, looduskeskkond on selline avatus. Ma just olen mõelnud, et huvitav, kui tore oleks teha podcaste looduses, kui palju vabamad inimesed võiksid olla, kui jätta välja kõik need tuul ja kõik need tehnilised viperused, mis seal on, aga liikudes ja just looduses see keskkond muudab inimesed hästi avaraks. Et need sõnad, mis sageli välja tulevad looduses, ei ole üldse sellised, mis inimene on harjunud ütlema, et see automaatrežiimid jäävad täiesti tagaplaanile ja selle koha pealt on päris põnevad need protsessid. Ja siiamaani on ka väga, väga positiivset tagasiside saanud just, et sellised toetatud protsessid looduses. Ma mõtlen, et kas siin on eelkõige oodatud inimesed, kes on juba natuke matkamisega sina peal või selles mõttes, et võib-olla esimesed 2 päeva muidu läheks sellega, et appikene, et siin on mingisugune oks torkas mind, äkki on kuskil, ma ei tea, mingi putukad, et võib-olla hoopis keskendutakse sellele. Meid on visioonirännaku puhul, meil on 3 toetav nii-öelda teejuhti, kes siis toetavad inimesi need erinevates protsessides. See, et tekivad hirmud, on väga äge protsess, sellepärast, et see on ka osa tavaliselt enda visiooni poole liikumisest, et kui kellelgi on päris, nagu ütleme näiteks sääseallergia, siis Eesti looduses see võib olla väga keeruline, et tõenäoliselt me teeme tulevikus neid rännakuid ka mujal ja siis, kui on sääseallergia, siis võib-olla mõnes muus riigis on see lihtsalt turvalisem. Aga kui ei ole otseselt nagu meditsiinilist vastuolu, siis kõik need asjad, mis üles tulevad, on tervitatud, kuna meil on piisavalt tugisüsteemi, et me saame aidata neid inimesi, kes töötavad otseselt enda ideega, kui ka neid, kes tegelevad veel looduses kohanemisega. Ja lisaks me teeme väga põhjaliku eeltöö. Me teeme, et grupp tunneks ennast turvaliselt, teaks, mida võtta endaga kaasa ja saaks astuda sinna nii-öelda teekonnale nii, et oleks turvaline olla, et ei pea olema matkaja, meie päevane liikumine on 1 päev tuleb kuni 20 kilomeetrit, et kui füüsiliselt tekivad raskused, siis kuna meil on saateauto kaasas, et see ei ole mugavusmatk, aga ta on mugavusmatk, ehk siis enda varustust tegelikult seljast tassima ei pea, selleks, et sa saaksid töötada enda ideega piisavalt sügavalt, et muidu lihtsalt see koormus väsitab ära, eriti kui sa ei ole harjunud matkama, et saab minna hästi kergelt ja vabalt loodusesse. Aga distantsid on 5-20 kilomeetrit, vajadusel saab ka neid lühendada ja kogu aeg on edasi liikumine, meil ei ole sedasi, et me teeme 1 ringi ära ja jõuame tagasi samasse laagripaika, et meil on pidevalt edasi liikumine täpselt nii, nagu liigutakse edasi ka enda ideega visiooni suunas ja ettevõtte suunas. Nii et selles mõttes kindlasti ei ole ootus see, et inimesed on matkajad ja varasemalt ka meil ei ole olnud need inimesed, kes tulevad, ei ole ainult matkajad, nad on täpselt see, et kui ei ole meditsiinilist vastuolu, et siis saab ilusti liituda.
kui me jätame selle visioonirännaku kõrvale, oli tegelikult 2 teemat, mis ma tahtsin veel sinult uurida. Esimene oli see üldine, et mis on sinu hinnangul need üksi ja kellegagi koos matkamise plussid ja miinused? Et mis siin on, et mis on ühel pool kaalukausil ja siis teisel pool? Võib-olla kui esimest korda minna nüüd matkale, siis on alati lihtne minna koos, sest et kellegi teisega, kes on varem kõik need praktilised asjad läbi teinud, on lihtsalt nii palju lihtsam. Keegi, kes on pannud telgi kokku, keegi, kes teab, mida kaasa pakkida, kõik info on olemas. Google aitab, AI aitab, et tegelikult kõik saab ilusti kokku. Aga lihtsalt, kui on see hirmutunne, siis on alati lihtsam minna koos. Ja teha see esimene matk koos ära, et õppida. Ja mis on need, et see on siis need plussid, mis on koos matkamisel. Üks asi veel, mis on koos matkamisel imeline, on see, et tullagi õhtul kokku ümber lõkketule, jagada, kõik info kinnistub paremini, kõik kogemus kinnistub paremini, kui seda korra välja rääkida. Et selles mõttes see on väga-väga hea, et näiteks mul on sõbrannaga on raamatuklubi, kõik raamatud, mida me koos loeme, ma mäletan neid märkimisväärselt sügavamalt tänu sellele, et me oleme pärast need läbi hekseldanud, mõtelnud, vaadelnud, et kas või 3 küsimust et 3 asja, mis sul tänasest päevast meelde jäi, see väga toetab matkaprotsessi, kuna matk sageli hiljem mälus läheb selliseks üheks pikaks jupiks, kuna lihtsalt mingis mõttes on ju väga palju sarnaseid asju, mis sa koged, teisalt sul on väsimus ja palju muid asju, et väga raske on hiljem mäletada. Koos olemine aitab mäletada, kui teadlikult mõtelda selle peale, et aga mida me siis päriselt kogesime. Märkmik ja pastakas aitab täpselt sama hästi, et võtta see regulaarne check-in iseendaga. Ja üksi matkamise eelised, ma lihtsalt olen väga võlutud üksi matkamisest ja ma ütlen ka seda, et tegelikult saab üksi koos matkata. Et kui sa teedki kokkulepped enda kaaslastega enne, et teadma, et tegelikult tahaks üksi olla teel, aga mul oleks hea meel, kui me kohtuksime lõuna ajal näiteks või õhtul, et kas sa saad mind seal näiteks järele oodata. Et niimoodi ma olen sageli teinud ja üksi matkamise eelised on see, et täpselt need protsessid, mis ma enne kirjeldasime, hakkavad tööle. See esimene päev ebakindlus, teine päev selline rutiini vaikselt tekitamine ja enda igapäevaelu tagaplaanile seadmine. Sa saad ise endale keskenduda, sa ei hekselda läbi kellegi teise mõtteid, sest et alati koos olles on see, et sul on jagatud ruum, mis tähendab seda, et osaliselt sa tood ise enda mõtteid sisse, teisalt sa peegeldad teise inimese mõtteid, üksi liikudes sa oled puhtalt ise endaga ja sa näed, mis sul on oluline, kõik see, mis sa oled kuskil ära peitnud, tuleb esile. Ja siis 3. päevast on sul tõenäoliselt võimalus juba tunda ennast loovana, vabana. Ja loomulikult see loovus tuleb ka koos esile. Mul on väga palju matku olnud, kus ma olengi koos liikunud inimesega, kes võib-olla on sarnases kohas, kus mina ja me hakkame koos looma mingid ideed, ettevõtlust, mida iganes muud, et see on imeline koht, kus rääkida. Aga samas, kui sa tunned, et see on individuaalselt sinu enda tee, kui sa ei ole veel võib-olla valmis jagama, siis see on üksi matkamise eeliseks. Üksi matkamine tõstab enesekindlust, meeletult tõstab see, et sa tead, et sa saad hakkama, sa õpid tundma oma hirmu. Ja ma arvan, et see on imeline koht, sest et tegelikult see on turvaline viis enda hirmul otsa vaatamiseks. Ja meil on kõigil hirme. Isegi kui me oleme väga vaprad, siis need hirmud on alles. See on lihtsalt see, et aga kuidas oma hirmuga koos liikuda, nii et ta ei võtaks sind täielikult üle. Ja üksi matkamisel on võib-olla see vabaduse tunne on sageli minus suurem ja koos matkamisel on see ühenduse tunne. Et kui seda tuua sisse niimoodi, et see ei võtaks täielikult üle nii-öelda seda ühisruumi, vaid saakski nii, et ongi nii, et sa oled eraldi ja sa oled koos, et sa saad kogeda seda iseseisvust ja saad koos olemist. Kui meil on hetk, siis ma lihtsalt tooks sisse ühe väikse loo, mis mul selle sama küsimusega tuli esile. Et viimasel kamiinal ma tegin Portugali kamiinat, see on lühem ja see on hästi kerge üksi minnes kindlasti. Mida teha, et see kestab kuskil 2 nädalat. Ma ei mäleta täpselt mitte 310 kilomeetrit äkki. Ja ma läksin sinna üksinda ja mul oli kindel eesmärk, et ma teen selle matka üksi, aga esimesel õhtul ma kohtasin hostelis ühte Austria tüdrukut. Ja meil oli nii hea klapp huumoris, me lihtsalt naersime ennast pooleks ja temal oli samuti seesama. Ta otsustas, et ta tuleb üksi matkama, ta teadis, ta oli pikka aega üksi matkanud, ta teab, mis need väärtused tulevad üksi liikudes. Aga lihtsalt meil oli nii hea klapp.
ja järgmisel päeval me läksime teele, me ei leppinud mitte midagi kokku, kuna me ju tulime üksi matkama, me oleme varem ka mõlemad Caminot üksi teinud, me teame, kui suur väärtus see on. Ja juhuslikult me järgmisel õhtul kohtusime järgmisel albergas, kuigi neid on iga 5 kilomeetri tagant, ometigi me sattusime täpselt samasse. Ja jälle meil oli nii tore õhtusöög, meil oli nii palju huumorit, see oli nii kerge. Ja siis 3. päeval meil oli nii, et okei, huvitav, ja siis sealt edasi me läksime täpselt nii, et et üks meist ootas jäi lõunasöögile, teine jõudis järele, saime seal veits vestelda ja siis jälle läksime üksi teele teadlikult, kuna meil oli eesmärk, et meie oleme üksi matkal, siis me olime üksi matkal. Aga need jagamised ja koos olemised, see oli nagu imeline ühendus lihtsalt, et tegelikult lõpuks me olime 2 nädalat koos, aga meil oli üksi matk mõlemal. Ja teine teema, mis ma tahtsin uurida, oli see, et kuidas sa valid rada? Sageli on mul juba nimekiri radadest, mida ma tahaksin teha, kuna kui matkata, siis sa kohtad teisi matkajaid ja siis kuuled nende lugusid, siis mõtled, seda rada tahaks matkata. Nii et see on sageli niimoodi, aga tegelikult mul on, ma tean, mida ma eelistan radadel, ma eelistan rannikut, ma ei ole mägimatkaja, loomulikult ma matkan mägesid, aga ma ei tunne mingit naudingut, kui ma jõuan mäe otsa, et siis ma lihtsalt, kui mägi on teel, siis see on tore, aga ma tahaks vahepeal minna ujuma ja üldsegi mulle meeldib ranniku ääres on erinevad kooslused taimestikul, et pigem ma valin selliseid rannikuradasid, mulle meeldib see ka, et saabki ujumas käia igal hetkel ja niimoodi. Aga vahest on mõni riik, mis mind tõmbab ja siis ma hakkan riigiradu uurima, näiteks Šotimaa on alati olnud minu üks fantastiline, isegi kui ma ei olnud seal veel kunagi käinud, midagi seal tõmbas mind. Ja üks ägedamaid radu, mis ma olen ka teinud, on see Scottish Highland Way, kus sa liigud madal Lowlandsist Highlandsile, et see läheb läbi Šotimaa ja äärmiselt ilus rada ja seda on väga lihtne üksi teha. Mina tegin seda sõbrannaga koos, aga seda on väga lihtne üksi teha, kuna seal on ka majutuskohad raja peal olemas. See Šotimaa karge mäestik, see on täiesti fantastiline. Caminode puhul jällegi, Portugali tee on, seal on väga palju asfalti, mina ei kannata väga asfaldi peal liikumist, nii et siis järgmine Portugali tee, mis ma tegin, see oli eelmisel aastal, oli Fisherman's Trail, mis oli peamiselt liivas ja seal ma matkasin üldse palja jalu enamus ajast ja see läks siis Lissaboni alt Hiinasist kuni lõunarannikuni Lagosesse, et taaskord üha rohkem ma vaatan seda, milline on see rajamaterjal, millised, näiteks Portugalis ei tohi telkida, et meie küll telkisime, aga tegelikult ei tohi telkida, et seal ei ole seda igamehe õigust nagu on Eestis. Ma eelistan telkimist sellepärast, et siis ma ei pea ette planeerima. Mulle meeldib valida radu, kus ma saan otsustada hoo pealt, et see on ilus koht, ma tahaksin ärgata või ma tahaksin vaadata tähti. Ja näiteks GR-rajad, vaadata neid GR-radu ümber saarte, et võibki panna lihtsalt sisse näiteks GR ja siis saar, mis on huvitav, vahet ei ole, kas see on Menorca või Mallorca või La Palma või et need on Lääne-Euroopas igal pool on need rajad, et siis kui on mingi huvitav koht ja otsida seda, et siis see on väga hea viis ja enamasti need on ka väga looduskaunid, nii et siis tuleb lihtsalt ennast seadusega kurssi viia, et võib-olla üksi olles ma näiteks ei läheks seadusega vastuollu, et pigem ei tahaks mingeid probleeme kaela endale üksinda, aga koos olles siis on jälle turvalisem, et jah. Väga tore, aitäh sulle, Kadri, selle inspireeriva vestlusest. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.